Kevad on tõepoolest imeline aeg, kui mitte iga päev, siis vähemalt igal nädalal koged jälle midagi uut ja kui Hortikumi neiud helistasid mulle, et räägiksime väetistest, seekord siis Tähesaju Hortesest, siis ma tegin küll esimese hooga, ups, kus see on? Aga tuleb välja, et jah, siin Tähesajus on Hortese kauplus suur, ilus, nii nagu kõik need taimepoed on, aga teemaks ikkagi võtame seekord Hortikumi tooted, mida nendel pakkuda on, selleks, et suvelilled oleksid meil igal hetkel ja ajal kaunid. Kui te olete investeerinud juba nendesse kaunitesse lilledesse, siis tõepoolest tasub investeerida ka korralikku mulda. Meie soovitame selleks kompo muldasid, sest et need on turul ainulaadsed, nad sisaldavad pikaajalist väetist ja seetõttu te olete kuni 12 nädalat väetusvaba. Lisaks on seal mullas perliit, mis teeb selle mulla mõnusalt õhuliseks. See muld on selline mõnus must, lõhnab hästi. Selles on veel juurekasvu aktivaator Agrosil ja haigusvaba kõrgsooturvas. Aga kui me harrastame nii-öelda konteinerlillendust, et meil ei ole suur pikk peenar, vaid on lillekastidesse pandud need lilled, siis seal on tavaliselt see kastmisprobleem, et muld kipub väga kähku läbi kujuma. Seetõttu ongi turule tulnud uudistoode kompo spetsiaalne rõdulillede muld, mis sisaldab hüdrogeeli, mis imab siis endasse vett ja selle tõttu püsib see muld kauem niiske ja aedniku elu on kohe lihtsam. Aga kuidas nüüd toimida nii, kui inimesel on näiteks olemas omad mullad juba olemas ja kuskile enam teie kompomulda juurde ei mahu, aga tahaks selle mulla kvaliteedi ikkagi väga heaks taimede jaoks teha, et mida soovitad sinna juurde lisada? Ma soovitan lisada pikaajalist väetist ja lisaks siis seda juurekasvu stimulaatorit Agrosil. Ja kuidas siis kuuldud teemad kokku võtta? Ilmselt nii, et kui te ostate väetisi, siis lugege väga hoolikalt, mida seal pudelite ja purkide peale kirjutatud on. Seal on teatud juhised olemas ja kui sellest tundub, et jääb väheseks, siis Hortikumi koduleheküljel on juhised täiendavad olemas, lugege sealt üles, mis taimele, mida sobib, kui palju panna ja millal panna, kõik need on olemas ja ma usun, et ei eksi sellepärast, et tähtis on see, et taimed saaksid seda, mida nad vajavad ja piisavalt, siis nad on teil ilusad ja tekitavad ja annavad teile rõõmu.